et me saame koos kõik seda päeva tähistada, see on ikkagi ülemaailmne päev, ülemaailmne vähipäev. Ma tänan vallavanemat, ma tänan kultuurikeskuse juhatajat, et need on selle võimaldanud meil siin ilusas Türi linnas teha. Ma räägin teile natukene sellest päevast. See on ülemaailmne vähipäev ja see on pühendatud vähi vastu võitlemisele. Maailmas on aastas 14 miljonit vähijuhtu ja 8,2 miljonit lahkub selle haiguse tõttu. Eestis on 8000 vähijuhtu aastas ja kahjuks pooled lahkuvad vähihaiguse tõttu. Rahvusvaheline vähivastane liit kutsub inimesi mõtlema, mida me saame ühiskonnas teha, et sellest haigusest hoiduda, mida igaüks isiklikult saaks teha seoses võitluses vähiga. Meie ise saame palju teha. Näiteks loobuda suitsetamisest, kes suitsetab. Vähendada alkoholi tarbimist, teha regulaarset sporti, toituda tervislikult, olla päikesega ettevaatlik. Muide, nahavähi haigestumise arv on juba rohkem kui rinnavähki haigestumise arv naistel. Ja samuti olla teadlikud tervist mõjutavatest keskkonnateguritest ja samuti teada vähisümptomeid. Aga ühiskonnas saame teha tervislikke keskkondi linnas, tööl, parandada inimeste juurdepääsu vähi varajasele avastamisele, sõeluuringutele, õigeaegse diagnoosi saamisele, mis on väga tähtis. Need inimesed käivad ringi ja ei saa õigel ajal diagnoosi. Tuleb toetada ka tervislikke eluviise. On kindlaks tehtud, et 1/3 vähkidest saaks ennetada tervisliku toitumisega, füüsilise aktiivsusega ja see on fakt. Eesti Vähiliit ja ka Järvamaa vähihaigete ühing juhib tänasel päeval ühiskonna tähelepanu sellele, et Eesti riik vajab terviklikku ja süsteemset haigete ennetamise programmi, mille keskmes on inimene. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust, võimendada sõnumit, et vähki saab ennetada või varajaselt avastada ja siis on vähisurmade arv vähem.